Tere, head tervisetaskusõbrad! Me oleme täna tulnud siia Astangu kutserehabilitatsioonikeskusesse ühele väga erilisele sündmusele 2025. aasta lõpuaktusele. Lähme vaatame, mis meile räägitakse. Mis emotsioonidega te tänast päeva vastu võtate? Väga võimsatega, et see on meie jaoks suur pidupäev täna Astangu kutserehabilitatsioonikeskuse lõpuaktus. Me ei ole kunagi nii suurelt ka seda varem teinud, meil oli saalis rahvast täis nii õpilased kui nende nagu vanemad, et väga üllad emotsioonid on ja need õpilased, kes meil siin õpivad üldse, kes nüüd siis see aasta nagu osad, kes ära lõpetasid, nad on olnud nii tublid, nad on olnud nii tragid. Me oleme näinud ise kõrvalt, kuidas sellises Astangu keskuses, kus on tagatud õpilasele õpetajate kõrval ka tugispetsialistid ja see keskkond, mis meil siin on, kuidas see toetab toevajadusega noort nii palju, et selle aasta jooksul toimub väga suur avanemine, kus niinimetatud hallist hiirest muutub noor säravaks, julgeks, enesekindlaks ja seda siin täna oli, seda õhus oli tunda nagu seda sellist mõnusat ja tugevat edasiminekut just noorte arengus ja seda oli vahva tajuda. Mis on teie kooli peamine erinevus või kuidas te enda õpilasi toetate? Meie peamine erinevus on see, et meie õpetajatele on kõrval tugispetsialistid ja tugispetsialistid pakuvad noorele abi just vajaduspõhiselt. 5 aastaga on Astangule konkurss kasvanud ligi 108%. Ja see teeb ühelt poolt hinge soojaks, et see näitab, et sellise keskuse järele on lastevanematel ootus, kus õpetajatel on tagatud, õpetajate kõrval on tagatud tugispetsialistid ja ka see keskkond, mis nagu soosib õpilast Astangu keskus ise, kus on väikesed rühmad, väikesed klassid, et tal on selline hea turvaline õppida. Ta muutub tugevamaks ja siis ta on jälle valmis minema kas tavakutsekooli edasi või ka iseseisvamalt ühiskonnast paremini nagu hakkama saama. Et see ongi olnud siis selline nagu peamine nagu erinevus meil. Kui paljud õpilased jäävad iga aasta ukse taha? Et see ongi nüüd siis nagu murekoht, et kuigi meil on siin väga suur tung, siis antud hetkel veel kutsehariduses ei ole võib-olla piisavalt tase 2 ja tase 3 õppekavasid, kuhu siis noored, kes Astangule ei saa tulla õppima või tahaksid ka õppida näiteks oma kodulähedasemas kutsekoolis, et saaksid nagu õppima minna. Nii et ma arvan, Astangu koos siin Haridus- ja Teadusministeeriumi ja ka teiste kutsekoolidega peaksime ühiselt mõtlema selle nimel, kuidas järgnevatel õppeaastatel oleks rohkem tase 2 ja tase 3 õppekavasid, kuhu ka siis toevajadusega noored õppima saavad minna, kas nad siis tulevad Astangule või siis mujale kutsekooli. Aga kas teil on ka partnersuhted mingite ettevõtetega või kuhu tänased lõpetajad edasi saavad minna? Et meil on tööhõivespetsialistid, kes igapäevaselt töötavad siis tööandjatega. Et me otsime praktikakohtasid oma õpilastele, praktika on loomulik meie õppeosa, kõik õpilased meil käivad praktikal ja teiselt poolt siis, kui praktika on läbi, siis meie tööhõivespetsialistid aitavad otsida ka töökohtasid. Meil on kohal Estkeeri juht, kelle enda poeg täna lõpetas. Sander, milliste emotsioonidega sa täna koju lähed? No ikka positiivselt, sellepärast, et iga lõpetamine on alati, kui me võtame isa vaates, siis väga oluline. Täna küll oli see poisil lõpetamine pigem selline väiksemas formaadis, aga minu jaoks on see väga suur ja edukas samm, et just vaadates erivajadusega inimese vaatest, et mina arvan, et Astangu kutserehabilitatsioonikeskus on teinud väga head tööd. Need lapsed aidatakse nii palju edasi, et neil on võimalik ka nii-öelda vaikselt tööellu sukelduda või siis liikuda edasi järgmistesse õpingutesse. Aga lapsevanemana kõrvalt vaadates, kuidas see igapäevaelu oli või millega su poeg päevast päeva tegeles?
Selles mõttes mina võtsin sellise hoiaku, et kui ta tuli siia Tartust Tallinnasse kooli, siis põhimõte oli see, et ta õpib iseseisvust. Et arvestame seda, et ta tuli ikkagi kodust, kus tal oli kõik asjad olemas, aga nüüd ta tuli siia täiesti võõrasse keskkonda ja veel jagas tuba teise võõra inimesega. Millised väljakutsed täna üldse erivajadustega lastel haridusteekonnal on? No üldiselt on keerulised, et kui me vaatame seda, et meil täna, kui me võtame näiteks, et enamus, ütleme ikkagi paljud lapsed saavad lihtsustatud õppeprogrammiga põhikoolis, siis peale 9. klassi neil on väga kehvad väljavaated just haridusmaastikul, sest kutseõppesse selle lihtsustatud õppekavaga ei saa. Nii et siin on natuke nagu riigi poolt vaja teha muudatusi, et need samad inimesed ei jääks koju. Et kui me võtame näiteks minu enda lapse puhul, siis probleem ongi see, et täna tegelikult tal enam õppimist edasi ei võimalda riik ja me peame juba ta viima tööturule. Ehk et ta liigub nii-öelda töötukassa valdkonda, aga jah, õnneks meie süsteemid, ma mõtlen minu enda süsteemid võimaldavad seda, et me saame ta tööle rakendada. Aga jah, paljudel inimestel on või lapsevanematel on see suur probleem, et meil ei ole kuhugi lapsi panna. Mis oli sinu jaoks Astangu kutserehabilitatsiooni keskuses õppimise juures kõige olulisem või meeldejäävam hetk? Ma arvan, et meeldejäävam hetk on kontaktid. Kindlasti, mis ma siit sain palju tutvusi, uusi sõpru ja ka tundma nagu seda teist erivajaduse liiki, mis meil veel on nagu peale liikumispuude. Kas on mõni eriline lugu või hetk, millest sa tahaksid jutustada või praegu meenutada? Kindlasti töötukassa, kui ma esinesin töötukassal, siis alguses see pinge oli mul niivõrd suur, et ma lükkasin seda kogu aeg tagasi, et ma ei julge ja ma ei taha. Aga mul oli õnneks nii rühmajuhendaja, kes mind kogu aeg aitas ja tegi mulle kõik kavandid ette, mida rääkida ja tänu sellele ma tegelikult tegin selle ära, nii et suur tänu talle. Kas sa tunned ise ka, et sa oled kuidagi muutunud või et siin õpingute ajal oled teistsuguseks muutunud? Ma arvan, et see just, et sa tuled kodust välja, et sa ei ole nagu vanemate keskel, et sa ise pead vaatama, kuidas sa süüa saad, liigud ise, et sul keegi vanem ei ole sul juures selles mõttes ja see annabki selle iseseisvuse ja samas Astangul ka, et see ongi see nende võlu tegelikult, mis nad suudavad pakkuda. Mis sõnumi sa annaksid nendele inimestele, kes alles tulevad siia õppima või kuidas sa neid ette valmistaksid? Ma arvan, et ärge kartke, juhtkond on väga toetav, õpetajad on väga toetavad ja üldse kõik see keskkond on väga toetav, nii et pole vaja karta, pigem Astangu annab selle iseseisvuse, nagu ka minu pealt on näha ja pigem proovida siia saada, sellepärast, et siin on väga toetav keskkond. Millega sa oled nüüd siin kõige rohkem tegutsenud või mis su selline unistuste töökoht või tulevik oleks? Unistuste töö oleks, et ma saaksin käia ringi ja rääkida sellest erivajadusest. Et ma oleksin nagu teistele eeskujuks. Ma arvan, et täna ma seda suudan. Kindlasti arenguruumi on, aga see oleks üks väljakutse, mida ma kindlasti tahaks teha. Et kui praegu on mõni noor, kes vaatab ja kes tunneb, et ta on kuidagi elust kinni jäänud või on raske hetk, siis mis sõnad või soovitused te talle kaasa annaksite? Et elu on suur kingitus, et ära anna alla, ära karda küsida abi ja ole selles mõttes, püüa olla nagu aktiivne. Kindlasti on olemas kuskil keegi, kes on valmis sind aitama. On selleks nagu Astangu või on see keegi teine, aga Eesti ühiskond üldjuhul aitab oma inimesi, püüab aidata sind, kui sul on sellel hetkel raske. Ja need inimesed on olemas, need tuleb üles otsida. Kui sa leiad nad ülesse, siis see probleem, mis sul täna on või see raskus, see on nagu ületatav ja tulevik võib olla tunduvalt parem.